ma ei julge proovi tullagi, kui ma uue looga tulen, siis mul on juba viiulipartiiga automaatselt kaasas. Aga noh, ega kõigist ei saa viiulilugu klaveripaladest, siin on üks etüüdi moodi asja ja niisugused unelmad ja aga siis, siit on pooled tehtud, siin on 26 lugu, 14 on siis viiulile seatud. Ja need on just meloodilised või siis tantsulood või. Neid on siis nagu seada. Ja noh, me oleme Valdoga mänginud juba, ma ei tea, 15 aastat vist koos. Nii et praktika on nagu kõva. Aga kus me mängime nagu vanade kodudes ja siis raamatukogudes ja juubelitel ja koolis ka tuleb mängida. Üksed mängisime Pääsküla koolis naistepäeva hommikul kell pool 9 hakkas pihta. See on mingi pill. Õpib esimesed noodid. Aga nüüd, kuidas need lood tulevad mul? Kui maestro Eller ütles, et iga päev peab kirjutama ühe lehekülje, kõik teavad seda kuulsat lauset, siis minul ei ole niimoodi. Mina kirjutan siis, kui ma tunnen, et ma teised ei saa. Siin on näiteks, kui me mängime ka kohe esimene lugu Nõmme männid lumeehtes. Mäletan, oli hästi ilus talvepäev, tõesti puud olid paksus lumeehtes ja vaatasin aknast välja ja mõtlesin, et see on nii ilus, et ma pean midagi tegema. No, aga joonistada üldse ei oska. Joonistamine oli 3 koolis. Aga siis tuli mõttes, et oot, aga ma teen loo. Ja nii tuligi siis see avalugu, mis siin on. Aga siis juhtub ka päris huvitavaid asju. Ma tegin aastat 4-5 tagasi üks jõululaulu ja möödunud aasta novembris mõtlesin ka, et oleks vaja uut jõululaulu teha. Aga siin oli tühjus, mitte midagi. Ja siis detsembri alguses ma mängin iga hommikul heliredelit, eks ole. Mängin Rebe Malmasoori ja parem käsi hakkab tegema etüüdi 4. ja 5. sõrmele. No need on minu eas, eriti tahavad treenida saada. Hakkab tegema etüüdi, no ja küll, mina olen kaasa ja aga vasak peab ka midagi tegema, vasak hakkab ka liigutama, eks ole, hakkan kirja panema, jah. Ja jõudsin juba, ma ei tea, 8 takti ära perioodi ja siis vaatan, et oho, vasaku käes tenorregistris on koraal, jõulukoraal. Et tähendab, ma olen enne ka tähele pannud, et kui sisestada siia ajusse mingi soov, et siis see ei pruugi kohe hakata vedama, aga ta võib tulla mõne aja pärast. Ja võib tulla näiteks öösel või hommiku vara, tihti peale tuleb. No vot ja sellest saigi siis jõululugu ja siis ma tõin Valdole teda näha. Aga siis osutus, et ta oli niisuguses kesk- ja madalas registris, eks ole. Ja siis Valdo tahtis, et temal oleks ka midagi mängida loomulikult, eks ole, kus on tema partii. Ja siis ma tegin selle teine, 3. oktav selle. Niisugust oktavi käigud, niisugust rahulikud. Ja nii tuligi jõululugu, jõulurahu on pealkiri. Aga juhtub ka niimoodi, et Valdo jäi piljaks natukene. Nüüd läheb aega. Näed, pöörantund jälle aega, sa võid veel kohvi juua ka. Hoopis teistmoodi tuleb lugu, et Anneli Mäeotsa teavad ilmselt kõik koorijuhti. Me laulsime Olevise, mitte Olevise, vaid Meriko kooris koos. Temal oli suur juubel, kes oli 70. Ja Mustpeade maja saalid, mõlemad saalid olid kinni pandud. Vägev pidu oli tõeliselt. Koorid laulsid seal ja solistid ja siis öösel ma jõudsin koju
õigel ajal siis kella 12. Öösel kell 3 läheb uni ära ja tuleb luuletus. Sinu süda lai on kui Volga jõgi. Et mul hakkavad vahel lood niimoodi sõnadest ja luulest peale. Harva küll, aga tähendab, ma tegingi sõnad ka, et tuli tänulaul Anneliile selle peo eest, jah. Ja siis Ojalo, meie laulja ütles, et mis kuradi Volga jõgi, et mis pane ikka mingi ema jõgi. Ma ütlesin, et see on ikka palju laiem. Aga siis tuli sellele B-osa juurde, nagu tihti juhtub, ja siis tuli veel C-osa ka. Ja sõnu enam ei jätkunud ja siis tuli sellest hoopiski lugu Minu suksu. Siin kuulete, kuidas suksu laseb traavi niimoodi. Need teed on üsna ettearvamatud, kuidas lugu võib sündida. Aga kuna teist meest praegu veel ei ole, siis ma mängin siit mõne loo teile soojenduseks nii-öelda. Näisin siin mängime. Ma mängin siiski. Tuleb, vast ei tuleb. Tuleb. Ma mängin praegu siit sellest kogumikust siis. Nüüd ikka lugu nagu Looduspilt sündis niimoodi, et Tiit Ellen tulid minu juubelile, mis oli 75. Ja Tiidul oli ilus looduspilt kaasas. Tema isa oli niisugune tubli kunstnik, ta oli küll ametilt Kellassepp ja Kullassepp, aga pensionipõlves kukkus maalima kõvasti, see oli vaba aega palju ja üks, et Tiit Ellen näitasid oma kodus tema neid teoseid, seal oli vist küll 100 pilti, mis me üle vaatasime. Ja Tiit küsis tookord, et kui me neid pilte tema pool vaatasime, et misuke sulle meeldib. Ja siis ma näitasin ühte looduspilti, kus oli metsaserv ja suvine pilt. Ja Tiit teeb selle paki lahti ja seal on see sama pilt minu juubelil. Looduspilt. Ja see nii mulle meeldis. Järgmine päev panin ta seina peale, vaatan seda pilti ja nii tuligi lugu. Looduspilt. No, aga siin on A, B, A vorm. Esimene A osa on siis nagu see Tiidu isa pilt, aga siis B läheb siis nagu metsa sisse võib-olla, võiks öelda. See on tume ja sünge natukene. See on siis omast käest juurde pandud.
ta on niisugune, etüüdiks mõeldud tegid 4-5 sõrmele, aga et ei oleks iga, siis on siin mingisugune nagu lugu taga ka või nad pealkirja tahaks Bulgaariasse. Ja kuna tegemist Bulgaariaga, siis on siin vastav rütm 7/8. Muide ei saa märkimata jätta, et meie kuulajatel kas on Mare, kes on õppinud Sofias Bulgaaria keelt, kes on võimeline Bulgaaria keelest panema eesti keelt ümber kõiksugu kirjandusteoseid. Et on Sofia Bulgaaria haridusega. Ma kodus harjutan, kui seda saatagi peal. See klaavik käivad palju kergemalt nüüd. Selle lugulitan sõrmed ära mängida, kui läheb välja. Seda tüüdi. No, üks minu lemmikuid vene helilöödest on Glinka. Ja minu meelest see lugu nüüd on võib-olla siis tema stiilis. Niisugune võib-olla vene romanss. Ma tegin talle isegi venekeelset sõnad, aga ma parem laulma ei hakka. Oli siuke lugu, et tahaks Bulgaariasse, teine lugu tahaks Hispaaniasse. See on ikka väga sümpaatne maa minu jaoks. Kui ma hakkasin seda lugu tegema, siis mul oli teine mõte veel
2 lugu mõtkusid peas. Üks oli, et midagi hästi naljakat teha. Hakkasin naljakast loost peale. Ja kirjutan. Ja 3 rida on valmis, aga nalja ei ole. Ja siis tuli hoopiski Hispaania teema sisse. Aga see, ma kasutasinski selle, mis ma seal kirjutasin, naljalugu nagu oleks ära nagu sissejuhatuseks sellele. Siin tuleb Hispaania laul ja tants nagu pärast põhiosas. Aga see on sissejuhatus. Ja seletada nii, et rahvas koguneb, daamid tulevad, laiad kübarad on peas ja mehed tulevad vormides ja mõõvad öö peale, kogunevad. Ja siis läheb pärast juba tantsuks ja lauluks lahti. See üks niisugune lüriline lugu on pika pealkirjaga, mis ei pruugi meelde jääda. Miks nii nukker saa, süda oled taas? Natuke nagu meenutab Valgeret. Sõnad on kohe siin oma tehtud. Aga laulda ma ei oska.
nüüd on sihuke lugu Ojakene. Seda on lauldud ka YouTube'ist üks Jaapani lauljanna mõtles selle ja tegi ingliskeelsed sõnad. Ja on seda laulnud. Nad on ikka hästi kõrge register. Iga ainult kõrge sopran laulab ära. Ojakene. Siin on küll see minu suksu. Soo. Ma arvan, et valdad Petu. Ma ei tea, mis nüüd saab. Ma helistan talle kaugelt on. Aha, helistan. Kas hakkab jõudma? Selles kogumikus on need talispordilugusid ka. Omal ajal mulle meeldis ka suusatada kangesti.
et kui kuuleb uudiseid rindelt. Ma räägin Valdost mõned lood. Valdo on, kui tema mängima hakkab, siis ta on nagu raudnael. Ükskord mängisime sugulaste pool sünnipäevaks ja Valdo mängib, järsku kogus poolin käest ära mängu pealt. Aga mis ta tegi? Laulis edasi. Meloodia seisma ei jää, lugu läks edasi ja midagi. Aga teinekord olime, mängisime väikses seltskonnas seal, kus on see Tallinna lähedal. Ja 10 inimest umbes oli seal saalis ja pianino oli. Pianino on teatavasti puldikene, väikene, aga noorud on mul pikad, mõni on ikka nii pikk kohe kokku kleebitud. Ja oli Monty Chardas. Ja see pult hakkas välisema sealt suurest mängukirjast ja noot kukkus põrandale. Mina siis otsin seda nooti sealt ja Krahman ja mis Valdo tegi? Valdo improviseeris vabalt kõrgetesse registrites üles alla. Niimoodi Hispaania päraselt natukene ja siis pärast me mängisime ära ja siis rahvas tuli siis tänama ja ütlema ja üks proua ütles, et see oli kõige huvitavam koht veel. Võt see tuletab meelde ühte Pitstorupi karikatuuriseeriat, kui inimesed on tsirkuses. Ma arvan, et vanematel seltsimeestel tuleb silma, et kõik vaatavad kulmkiprast neid igasuguseid tükke, mida tehakse. Mõni läheb seal, paneb käe lõvi suhu ja teine kõnnib ülevalt traadi peal. Kõik vaatavad kurja pilluga. Ja siis lähevad sealt välja tsirkuse majast ja siis libe aeg üks mees kukub porilampi kõhuli. Kõigil hambad laiali, kõigil nii hea meel. Kohe tuju ja nii, et mõni siukene näpartus võib tekitada teinekord head tuju isegi. Ma räägin teile ühe loo, mis Tiidule meeldis. Me nimelt töötasime koos pisipedas. Mart, Tiit ja mina. See oli päris ammu ikka. Aastad oli mingi 75-80 seal päevas. Ja meil oli siis tollal meesdirektor nimega Reiljan. Ta oli selle poliitiku sugulane ilmselt sealt Mõniste kandist pärit. Ja oli parajasti naistepäev. Ja raamatupidamises olid meil vist lõbusad naised. No, siis me teadsime juba, et tuleb sinna minna. Seal tuleb siis šampuse joomine ja nagu alati. Aga minul oli mingi asi ees, ma ei mäleta, mingi tund või. Ma jäin hiljaks. Mingi pool tundi. Tiit oli juba kohal ja raamatupidamise naised ja pidu käis ja mulle valati kohe suur niisugune korralik läbipaistev pokaal oli šampust. Ja mina mekin seda šampust ja astub sisse seltsimees Reiljan. Aga tal oli, mis tal oli jaamadusel, tal oli suur nina. Lõhna tundis väga hästi. Tõmbab suure ninaga. Mida siin juuakse? Aga mul tekkis välk idee kohe, et see suhkrudoos on seal samas, vedelik oli kollane. Hakkasin kühveldama suhkrut sinna šampuse klaasi, kolinalt segama. Et ikka teed, seltsimees direktor, teed joome ikka. Ja siis ta oli nüüd pettunud. Aga talle ei pakutud, ta oli ikka rahvamees nagu ei olnud eriti. Aga samas plaanis seoses tuleb meelde Helju Taugiga. Helju Tauk oli mul konsial juhendaja muusikaõnnetus. No, noorematel võib tunduda huvitav, aga sel ajal oli tõesti niimoodi, et võeti ka päise päeva ajal võeti napsu küll ja mingit küsimust ei olnud. Nii pisipedas, kui ma arvan konsis ka.
Ja siis mina töötasin muusikakabinetis, seal helikabinetis oli laborant Kivimäel seal, 3. korrusel oli see kabinet. Heljo oli Moskvas komandeeringust, tuleb tagasi. Temal tunnid olid kuskil keskpäevapaiku, kell 11 tuleb ja paneb selle meinipudeli mürsti laua peale. Aga see oli tagatoas muidugi, oli meil see kohvilaud, mitte eestoas. Tere. Palun kergemat karistust. Ma räägin jutu lõpuni. Ja mina mõtlesin, et no ma ikka kangemat kraami läksin Lanseni poest ikka konjaki. Ja panin konjaki sinna ja konjakit rüüpama kohvi kõrvale. Tuleb Anatoli Karsnek. Sellel oli ka, kui mäletate, kes teda teab, hea suur nina. Tõmbab ka ja Heljo ütleb, et Heljol oli hea huumorisaam. Et Toolja, kas sa ei taha teed? Ja see oli aru saanud, mis tee seal on. Teil on natuke kange tee, et ei taha. Kastnek sai aru, mida me joomegi. Aga sel ajal pigistati silm kinni ja probleemi. Valdo, kas Tere, palun kergemat karistust. No aga näed, rahvas on siin väga rahul. Ei ole hullu midagi. Ikka suurtel kunstnikutel juhtub igast asju. Olen väga tänud, palun mõistvast suhtumist. Nii, nüüd läheb siin andmiseks. Kas sa tahad hetke rüübata taha? Jah. Muidugi sul on selja taga sul. Pane siit. Tulin jooksuga. Väga vabandan. Ei ole midagi. Meil on vesijahutusega käib mootor. Rohkem ei saa. Konnapiiritus öeldi. Esimene lugu ongi Nõmme männid lumeehtes. See kogumiku nimi ongi Nõmme mändide all. See, mis me nüüd mängime teile. Koondnimetus. Ja nii on siis Nõmme looduspildid ja Nõmme toredatest inimestest on see mõningad portreed ka. Ega see eelmängu ei olnud? On küll. Jah. Siit on. Võib jah? Jah.
võtame järgmise uisutamas. Ongi talvespordi lood. Ise ma uisutada ei oska, aga nõukaajal näidati jube palju seda iluuisutamist telekas. Vaata, siis sealt ilmselt tuli see natukene. Järgmine on Eesti tants. Algne pealkiri mõtlesin, et on rahvatoonis, aga siis mõtlesin, et las ta olla ikka üldisem rohkem. Siis juhatasin igati. Nüüd tulevad kevadised lood, tükki 4 järjest ka. Kõigepealt, kas on linnukesel muret?
minuga olevat tuleb kevadega otsust peale. Järgmine lugu oli kena kevadel. Siis tuleb Oi sa kaunis mai. Aga siin on nüüd alati minul küsimus tekkis, et kas see mai on nüüd väikse tähega või suure tähega? See on saladus.
Ojakesega mängisin neil juba ette, see jääb vahele. Üle järgmise. Uljas jalgrattur. Siin on publikuni küsimus, et mis juhtub jalgratturiga lõpus. Sõitmiskraal. Kontrastiks nocturne. Nüüd natukene emooniline meeste tants.
Nüüd tuleb Liisele. Need on minu abikaasa tütred, kellel oli eelmine aasta oli juubel 25 kommagil kaksikud. Ja siis ma tegin neil sünnipäevaks niisugused lood Liisele ja Lottele. Lottele on Mats ja Liisele on siis Liisele. Ja Lotte valitsust, aeglane valitsust on see.
ja lugu on Nõmme muusikakoolile pühendatud. Charleston, Nõmme muusikakoolis. Selles kogumikus on varjatud nagu aastaajad tegelikult, kui vaadata. Nüüd on siis lehed langevad, hakkab sügis tulema. Nüüd peate minema koosolekule. Nüüd tulevad külla Soome sõbrad. Lähevad polkatantsida.
kas sa ei tahaks mängida niimoodi, et igatsus lume järgi enne ja siis Marika Mazurka. Ja selline kontrasti nagu. On ju? Igatsus lume järgi, jah. Ma panin siukse pealkirja, siis mõtlesin, et panen igatsus, et kui näiteks neegrid seda peaks mängima, et siis nad ei tea, mis asi see lumi on. Aga siis mõtlesin, et ei, panem ikka originaalis, et igatsus lume järgi, las nad siis tulevad vaatama, mis see lumi on siin. Viimased 3 kordi olid alguses minooris. Ja siis Valdo ütles, et kuule, pane mažoori. Ja ju tõesti, et tekib lootus. Ja nagu Valdo ütles, et esimene lume rätsakas langes. Riu peale. Ja nüüd Marika Mazurka. Marika on üks vahva tantsunaine, tantsulõvi. Siin on sõnad, ma tegin sõnad ka, et sõnad ei järgi noor neiu, aga Marika on Vabamaa muuseumi ansamblis, tema tantsib seal juba palju aastaid. Pätsi muuseumis on ta juhatuse liige. Ja siis ma tegin Rüümi Vellistele valsi. Ja siis Marika ütles, aga miks mul lugu ei ole? No ja kuna siis sõnaliselt läheb hästi Marika ja Mazurka kokku, siis tegin talle Mazurka. Aga üks ei oska tantsida ise.
igatsus lome järgi ja nüüd ongi lumi käes, lumi langeb. Armastuse lugu. Jõulurahu, et see on, millest ma rääkisin, mismoodi see lugu tuli. Neli tahti ette.
ja ongi käes lõpulugu. Valdo Valss. Sinu südamlik tänu autorile selle Siin on- teose eest. Tähendab, Valdo on ikkagi vallatu iseloom. Ma ei oska öelda, kui vallatud on, aga Alati teeb karutempe. jah, nii kui Jaangi. Aitäh. See mees on süüdi selles, et lood sündisid. Mina palun kergemat karistust selle eest, et ma hiljaks jäin. Aga vaata, kui tubli nemad olid, ootasid ära. Ei, ma olen väga Pikki tänulik. silme ootasid ära. Väga tänulik. Nii tublid. Ja Jaanile ma muidugi olen eraldi tänulik. Te peate teadma seda, et tänu temale ma olen saanud need lood ja mängida. Ikkagi viiulimängija üks kõige suuremaid võimalusi on see, kui ta saab ikkagi võimalikult rohkem mängida ja just niimoodi esineda. Nii et kõigile aitäh. Eriti selle kaamera ees on hea. Meil on praegused mehed meile. Lubalis sul kätt suruda. Aitäh. Ühise saavutuse puhul. Kus on pianisti, Kus ikka energia? kus on pianisti käsi ikka? Mul pole midagi. Nagu labidas. Jah, läks natuke läks aia taha, aga nii palju lugusid ei jõua sellest 82-aastaselt enam hästi ära õppida. Natuke üle jõu, aga hea küll. Vähemalt saite mingi pildi, et kuidas neid võiksid kõlada. Mina ei saanud midagi aru, mis sinu laia taga läks. Minul läks siin, sul ei läinud midagi. Meil on ikka sama jutt, et mida sa aru, kui temal läheb. See on muidugi väga hea näitaja. See, et sa niisugused lood oled kirjutanud, see on minu meelest juba niisugune aia tagant välja tulek, et esile tulek, et
aitäh kuulamast. ja kas lisapala ka tuleb või? See on küll hea küsimus. Lissabala. Kuule, mängime suksut. jah, muidugi. Suksu on meile lemmiklugusid. Kõigepealt ette. Läks.